Tere hommikust ja ilusat uut aastat teile. Minu jaoks on küll veel vana aasta, täna on 31. detsember ja ma siin just ärkasin mõnda aega tagasi, ma arvan mingi 9 tegin luugid lahti, aga mingi 10-11 aeg sain voodist välja ja nüüd tegin lõpuks omale toidu ära. Tegin omale muna, majoneesi, leiba ja kohvi. Ärge üldse tähele pange minu praegust välimust. Ma ausalt varsti käin pesus ära ja teen ennast korda. Aga täna mõtlesin, et ma vlogin, et nüüd juba ju paar päeva ma ei ole seda teinud. Ja ausalt kuidagi nii veider oli peale seda vlogmassi nagu mitte filmida. Et kuidagi sai juba nii harjumuseks igapäevaselt filmida ja nagu kuidagi tore oli. Ja mul on ääretult hea meel, et mul oli nii palju vaatamisi, nii palju kaaselajaid. Seda oli nagu täiega tore näha ja üldse see vlogmas oli täiega tore mu jaoks. Aga nüüd on kohe uus aasta. Täna meil on ka väiksed plaanid juba õhtuks. Et meil on praegu Eliise ehk siis keskmine laps on külas. Teisi lapsi selleks aastavahetuseks ei tule meile, aga meil on jah väiksed plaanid. Põhimõtteliselt sarnased plaanid nagu eelmine aasta. Kes mind juba eelmisest aastast jälgib, see võib-olla on kursis, aga me käisime eelmine aasta Viljandi külje all Viiratsi ilutulestikku vaatamas. Et kuna siin Eestis on ju need ilutulestikud igal pool, mitte keelatud, aga nagu pole väga soositud, siis ma ei tea, minu jaoks on alati uus aasta tulnud koos pauguga. Ja minu meelest on kuidagi veider, kui ilutulestik uuel aastal ei ole. Või nagu aastavahetusel. Ehk siis see on minu jaoks nagu hästi kuidagi suure tähendusega. Ja mida suurem ja uhkem, seda paremini. Ehk siis me otsisime juba eelmine aasta Eestis ühe suurema ilutulestiku. Ma ei oska öelda, kas ta on kõige suurem, aga ta on üks suuremaid kindlasti. Et seal mingi koguti kokku mingi, ma ei tea, 6000 euri või ma täpselt ei mäleta, igatahes väga suur ilutulestik oli eelmine aasta ja sel aastal vist isegi natuke rohkem raha kogutud, aga enam-vähem samalaadne ilutulestik tuleb. Ehk siis ma juba tean ette, et see tuleb hea. Ehk siis me lähme sinna ja ma arvan, et kindlasti miskit teeme veel, kas lähme kuskile sööma või vaatab, võib-olla niisama tiirutame Viljandi peal. Täna on täiega ilus ilm ka, päike paistab, lumi on maas, näitan ka nagu nii ilus. Meil on mingi -13 kraadi praegu vist ja ööseks lubas vist isegi alla -20. Nii et täna tuleb kindlasti ahju tuli alla teha, sest et muidu on hommikul ikka väga külm siin majas. Ma ei hakkagi rohkem praegu midagi lobisema. Minu plaan on tänast õhtut teile filmida, näidata, kus me lähme, mis me teeme. Ja siis uuel aastal juba teen väikse eelmise aasta kokkuvõtte või minu jaoks praeguse selle aasta kokkuvõtte ja näitan teile ära ka mõned klipid, mis on nüüd detsembris näitamata jäänud. Nii, ma ei tea, mis sväng mul isegi on, aga Rutsi jõuab kohe tuppa. Ma näitan kiirelt, mis ma siis ostsin. Nii, esiteks siukene väikene puukene talle sinna arvutinurka. Ja siis siin on pakkepaberit, igast asju, teipi. Ja siin on pleed, kindad, südamehelkur, tema lemmikküpsised, tema mingid lemmiksaiaksed veel küpsist, šokolaad erinevat, kinderit, TikTok'i. Siin on veel, siin on kätekreemi, mingid karbis imemiskommid, veel šokolaadi, halvaat, talle hullult meeldib.
siis huulepulka, tal talviti ma olen aeg-ajalt enda oma andnud, nii et nüüd tal on enda oma kukekommi ja suur kinkekott ka. Vot, siuksed asjad. Hello, see olen mina, mineviku Andra. Ma siin pikutan ja vaikselt kogun ennast, et hakata tegelema sellega. Nii, mul on praegu voodi tegemata, seda ärge pange tähele. Mul on täna siuke laisem päev. Ja siis ma mõtlesin, ma võtangi selle meisterdamise ette. Igatahes mul on siin kilekotis terve hunnik küünlaid. Mul on plaan kõikidele oma lähedastele üks küünal kinkida. Aga mitte lihtsalt küünal, vaid ma kaunistan need ära. Ühesõnaga, ma lihtsalt käisin poes ja siis täiesti suvaliselt võtsin asju, mis olid kuidagi jõululikud. Ja nüüd ma pean nendest midagi välja mõtlema. Ilmselt võtan mingi kuumaliimi püstoli. Ja ma ei tea, mida veel. Nagu mul ei ole reaalselt veel õrna aimugi. Ma loodan, et siit tuleb midagi ilusat välja ka ikka. Et ma proovin iga küünla teha natukene nagu erineva. Ühesõnaga lasen lihtsalt loomingul oma töö teha. Ja vaatan, mis välja tuleb. Loodan, et tuleb ilus. Veel ei ole õrna aimugi. Aga jah, ma nüüd vaikselt hakkan nokitsema ja mõtlema. Ma sain just lõpuks kõik küünlad valmis. Kokku tuli 13 küünalt. Ja ma ei tea, üks küünal on veits siukene, et ma pole päris kindel. Ma pean võib-olla juukselakki juurde panema või midagi. Sest et ta nagu, seal on see mingi kunstlumi on peal. Ja see nagu veits tuleb maha, nii et pean midagi välja mõtlema. Aga ma siis natuke näitan neid küünlaid ka. Nii, siin nad on. Selle parandasin ka ära, see kass lõhkus ära selle. Aga sellised kõik on erinevad. See esimene, see ongi see, mida ma vist lakiga üle laskma.
sellised küünlad tulidki. Minu meelest tulemus sai päris nunnu, aga neid on äge nagu kõiki korraga vaadata. Ma ei tea, kas nad ükshaaval annavad nii head efekti. Aga jah, ma üritan nüüd seda küünlat veits veel nagu tugevamaks saada. Ta natukene veel määrib. Ja siis tuleb need ära pakkida. Oi appi, mu selg ikka normaalselt lõhub juba, aga ma sain küünlad pakitud. Nii tore. Siuke hunnik. Täiega nunnu. Kusjuures need hagise salfakad töötasid suht normaalselt. Ma küll tegin selle kuiva salfaga veel üle, aga tead, ma ei päris rahule. Teeme siukse väikse video siia aasta algusesse, et kui see on tehtud, siis lähme juba uue aastaga ilusti edasi. Aga ma nüüd söön ja siis lähme käime pesus ära. No nii, me oleme valmis minema. Kuna õues on mingi, ma ei tea, -15 kraadi vähemalt, siis panin mingi mega soovad riidesse. Villased sokid, siin on 2 püksid mul jaas, dressipüksid ja siis on valge siuke kõrge kaelusega, pikkade kestega kampsun ja suur joop, suur sall, suur müts, kindad. Siuke kubujussi tunne on praegu, aga vähemalt siis ei ole õues külm. Praegu kell on kohe 10. Meil on väga kiire poodi ja siis lähme juba Viljandisse ilutulestikku vaatama. Mul on nagu laps täna kuidagi surub hullult palju põie peale. Ehk siis loodan, et ma pean üldse vetsus käimistega vastu. Aga noh, vähemalt tervis vist on okei, nii et saame minna uut aastat vastu võtma. Mingi sõda juba kuskil käib. Ma ei tea, kui palju mind kuulda on. Aga me pole päris kindel, kus kohas see ilutulestik toimub. Me loodame, et samas kohas, kus eelmine aasta. Mingis õunaaias. Mul õrna aimu, mida see tähendab, Google'ga ei ütle. Me oleme enam-vähem õiges kohas, aga rohkem ma ei tea. Nii et vaatame. Külm või? Juba külm või? Pane käed tasku, äkki on soojem. Mu käed ei ole asi. Aga lähme. Eelmine aasta me olime igatahes siin teisel pool maja, aga siin ei ole väga üldse inimesi. Et ma olen veits segaduses, kas me peaksime sinna kaugemale minema, siis seal taga igatahes on üks koop. Ja see pidavat olema üks hea koht vaatamiseks. Nii et me lähme natuke sinna poole. Eelmine aasta toimus kuskil siin see ilutulestik.
aga ma ei tea, kus see aasta on. Mis sa arvad, kas me siin näeme või? Ma ei tea. Lähevad sinna. Tunnen küll, on ju. Sõidame autoga. Ma kardan, et see on äkki sealpool kuskil. Aga me võime sinna jalutada. Iseenesest terve see kallas on vaatega sinna. Aga Coop on seal ju. Kus? Ei olnud või? Seal on Coop või? Lähme vaatame. Kõrged on ka.
aastat. Ilusat aastat. Ilusat uut aastat teile, sõbrad. Ma tegelikult ei plaaninud täna üldse kaamerat kätte võtta, aga mul tekkis siukene väike paus. Ruts ja Eliise läksid poodi. Ja siis ma mõtlesin, et kuna mul on igav või noh, ma puhkan, sest ma just tegutsesin ja ma nagu ei suuda väga palju tegutseda praegu, sest mul kohe läheb kõht krampi. Siis ma mõtlesin, ma istun natuke ja jutustan teiega. Ma lihtsalt ei saa nagu jätta kuidagi mainimata siin kanalil, et meil on täna Rutsiga pulma-aastapäev. Meil sai 3 aastat, et me abiellusime 3 aastat tagasi 1. jaanuaril, notaris käisime, et siuke huvitav kuupäev, aga siis nagu ei unu ära ka vaata. Nii et meil sai jah täna 3 aastat, ehk siis nüüd Ruts ja Liise läksid poodi, ostavad mingit kooki ja siis tähistame õhtul natuke, et kell on juba päris palju. Kell on juba 4:30, nii et meil on täna siuke uimasem päev olnud. Aga jah, ma tahtsin siia märgi maha panna, ma arvan, ma täna rohkem ei viitsi vlogida. Ma tahan kuidagi rahulikult võtta praegust aasta algust, et ma ei taha endale mingit stressi peale panna, et siin ma vaikselt teen eelmist videot ja siis nüüd teen seda ja postitan jooksvalt siis, kui mul valmis saab. Et ma tunnen, et ma ei taha praegu nagu kuidagi pinget peale panna selle teemaga. Aga jah, ma ei oskagi rohkem midagi täna lisada, et siukse eelmise aasta kokkuvõtte ja kõik selle ma teen mõni teine päev. Nii palju saan öelda, et eilne õhtu oli täiega tore, et nägime jälle suure ilutulestiku ära, et minu meelest eelmine aasta oli nagu kestis kauem, aga oli natuke nagu igavam justkui, aga sel aastal oli nagu kuidagi see alumine ilutulestiku kiht oli nagu laiemalt jaotatud. Ehk siis ta nägi kuidagi natuke nagu suurem välja, aga kestis vähem aega. Nii et ma ei oskagi öelda, kumb nüüd parem oli. Rutsile vist meeldis eelmine aasta rohkem. Mul siuke nii ja naa, vaata, võib-olla sellega on see ka, et eelmine aasta me nägime esimest korda siukest suurt ilutulestikku. Et siis oli nagu kuidagi rohkem nagu vau-efekti. Kuigi tegelikult see aasta oli ka ikka väga võimas, et mulle täitsa meeldis just see, et see alumine kiht nagu ka hästi võimas oli, et kahjuks me jäime natuke kaugele, sest me ei teadnud, kus kohas see unaaed on. Et me teadsime enam-vähem piirkonda, kus kohas seda lastakse ja kus kohas on need vaatamispunktid. Me olime seal vaatamispunkti ühe nagu kõrval. Et õnneks me ikkagi saime natukene jalutada ja nägime ilusti ära. Aga võib-olla oleks saanud natuke parema koha ka, kui oleks teadnud, kus see asub. Et see oli see aasta natukene teise koha peal kui eelmine aasta. Et aga noh, ma arvan, et väga vahet ei ole, sest et me nägime ikkagi ära selle ja tore oli. Aga jah, ma arvan, ma ootan nüüd Rutsi ja Liise koju ära ja siis natuke tähistame ja vaikselt alustame selle uue aastaga. Hello! Täna on juba kolmapäev, 7. jaanuar. Ma ei ole siin nüüd paar päeva vloginud. Mul lihtsalt ei olnud mahti seda teha. Ja noh, ma olin siukene parajalt koduses olemises, lihtsalt lebatasin niisama ja täna siis, kuna mul oli ämmaka visiit, siis käisin pesus ja tegin ennast normaalseks tagasi. Kuidagi inimlikumalt tunda ennast jälle. Et vahepeal on see, et kui kuidagi oled kodune, siis ei viitsi ennast mingi sättida ja noh, veel vähem ma siis tahan endale kaamerat kätte võtta. Nii et tegin paar päeva kaamerast pausi. Aga noh, mul on prillid peas.
Käisime just mõni aeg tagasi Paides ja siis tundub, et ma olen oma prillid ikka veel pähe unustanud. Aga mul oli plaan täna teha teile ikkagi kokkuvõte eelmisest aastast, kokkuvõte igasugustest muudest asjadest, mis vahepeal toimunud on. Et ma siin võtan omal kohe telefonist selle galerii ette, et mul midagi meelest ära ei läheks, et mis siin nagu vahepeal üldse toimunud on. Viimane klipp, mis ma siin õigemini mitte mina ei filminud, vaid Ruts filmis, oli see, et ta pani elutuppa meile vaiba lõpuks ära. Et nüüd on meie elutuba nagu hoopis teise ilmega. Ma kohe näitan teile ka. Okei, kõigepealt on näha muidugi vana vaip on seal akna taga, ootab ära viimist, aga põhimõtteliselt siin on uus vaip, mõnus hele, et nüüd kuidagi see diivan näeb ka nagu uus välja, kuidagi hoopis teine efekt on nagu. Et praegu meil võtsime siit kardinad eest ära, et siis natukene seda päikesevalgust tuppa saada, et siin muidu oli nii sünge. Mul on plaan, et võib-olla siia akende ette ma mingi hetk ostan mingid heledad kardinad, et suvisel ajal oleks siin heledad ja siis jõulude ajal need rohelised, et siis on natuke vaheldust ka. Aga jah, siin on nüüd natuke rohkem korras, et siit said kõik need kola minema viidud. Hetkel on küll lastetoas, siin olid need suured kastid, aga nüüd on praegu lastetoas, ma ei tea, mis nendest saab, see kärukast nagu. Nüüd on need 2 kardinat, mis ma pean siit otsad maha lõikama. Siis on nagu see ka normaalne, praegu need on natukene liiga pikad. Ja siis ongi juba see nurk päris hea. Et see vaip nagu andis mu meelest nii palju juurde, et ta on siukene eks ta on odavamapoolne vaip, ta oli reaalselt IKEA-s mingi, ma ei tea, no alla 100 € selles mõttes. Aga ma ei tea, vähemalt on hele ja uus, nii et ma olen väga rahul. Aga ma siis näitan, mis veel vahepeal siin toimunud on. Räägin teile, näitan. Ma korra võtan selle telefoni kaamera, selle galerii ikkagi ette. Sest et siit ma nagu näen kohe ära, et ma midagi ei unustaks. Viimati nägite aastavahetust. Sest see on nii paha valgus kuidagi ülevalt see. Aga te nägite jah aastavahetust viimati. Siis mis vahepeal on veel olnud, on see, et mul oli õel sünnipäev. Nüüd siin eile vist ikka oligi. Jah, täna on 7. Eile oli mul õe sünnipäev, siis ma saatsin talle väikse paki. Et soov oli saada neid Lego, igasugused Lego lilled asjad on nüüd praegu kuidagi hästi popid noorte seas. Et ma tean, et Rutsi vanem tüdruk ka tahtis omale Lego lille saada. Ja siis ma oma õele kinkisin ka Lego lille. Ja teiseks ma otsisin läbi kogu oma ajaloo galerii. Ehk siis otsisin kõik oma õe pildid, kus ta oli väike, kas siis koos minuga, vennaga, emaga, isaga, sõpradega. Et ühesõnaga nii palju pilte, kui mul vähegi oli temast, otsisin välja ja lasin ilmutada. Ja siis ostsin ka ühe siukse fotoalbumi, kuhu ma siis panin need sisse ka juba. Ehk siis siukse 2 väikest kinki sai ja tundus, et talle väga meeldis. Siis mis veel vahepeal on olnud? Siis mul käis sõbranna külas. Ta käis oma 2 lapsega siin, kusjuures need lapsed jäid mõlemad meil oleku päeval jäid haigeks või hommikul või öösel või mis iganes, aga igatahes siis ma täiega kartsin, et äkki nüüd jääb mulle ka külge, aga ei jäänud. Tui, siiamaani pole haigeks jäänud, et nüüd on juba, mis see on, täna on kolmapäev. Nad käisid meil, mis päev see oli siis?
pühapäeval. 3 päevaga, praegu pole veel aru saada, et oleks haige, nii et äkki vist joppas. Neil oli täitsa kõrge palavik. Aga ta tõi mulle ka kilekoti täis asju jälle oma lastest. Ma natuke näitan ka siis. Nii. Siin on siis terve hunnik asju. Tallen tühjaks. Siin on natukene vanemale lapsele, siuke ütleme nii, et sügisel ma arvan, et saab kanda, on siukene, mis on siis soe kombe kõrvakestega ja siukse mõnusa pehme fliisiga on siit seest. Siis on veel selline kombe, siukene puuvillast ilmselt. See on samamoodi siis mingi sügiseks või niimoodi. Ma ei oska öelda, kui kiirelt laps sellesse kasvab, aga see on ka nende peale tõmmatavate käiste ja jalaotstega. See pruun oli samamoodi, et ka sai peale tõmmata. Ja siis ma sain temalt hunniku siukseid erinevaid mänguasju. Et ma nüüd kõik tahan muidugi veel läbi pesta ennem, kui päriselt mul laps kasutama hakkab. Aga siin on igasuguseid siukseid närimisasju, mingid kõristeid. Ütleme, et lapsega on see, et kui autoga kuskil sõita, siis on nagu hea talle mingid mänguasju lihtsalt kätte visata, et tal oleks põnev ja tegevust, on ju. Et siin on nagu igast asju. See on siukene voodi kohale saab panna. Et see laulab ka. Ja siis igast mingid erinevad mänguasjad siuksed. Et siis on valikut. Tegelikult siin üldse selle haiglas käiguga tekkis mul siuke korralik paranoia, pluss mul üks äkki, ma ei mäleta, kas põhikooli või gümnaasiumi aegne sõbranna sattus juba 28. nädalal haiglasse ja keisrilõikega sünnitas ikkagi juba lapse ära. Nii et ma sain aru, et see laps võib tulla millal iganes. Ja ma otseselt ei kardagi seda, et millal ta tuleb, aga ma kardan seda, kui ma ei ole selleks valmis. Nii et mul veits nagu tekkis siuke nagu paanika, et peaks nagu asjad ära ostma kõik, mis veel vähegi puudu on. Ehk siis ma tegin ka ühe tellimuse. Mul on küll plaan veel nüüd esmaspäeval äkki kui me oleme Tallinna, et siis ma ostan veel juurde igast apteegikraami ja siis mul on veel mõned riided ilmselt vaja veel osta lapsele, et ma siin mingeid asju koos sõbrannaga panime kirja, et mis mul puudu on. Aga üritan kätte saada selle. Ma tegin tellimuse Luulust. Mul oli puudu mõned asjad. Istun vahepeal. Nii. Ühesõnaga, ma tellisin lapsele siukse teki. Ma arvan, ma nüüd hoidsin neid kõiki asju pakendis, et ma saaksin teile näidata. Nii et ma nüüd tõmban need lahti, näitan teile. Nüüd ma pean niikuinii veel ära pesema. Nii. Et siis ma saan lahti võtta ja niikuinii pesukorvi kuskile visata. Aga see on nüüd, ma vaatan, mis see oli 130 korda 100 sentimeetrit suur ups. Siuke tekike. Et see on siukene õhuke musliinist tekk. Aga see on nagu mega nunnu ja mul sõbrannal oli ka sarnane oma lastel. Võib-olla isegi täpselt sama ja võib-olla isegi mina kinkisin, ma päris kindel ei ole. Aga mingi sarnane igatahes ma tean, et oli temal tütrel nagu täiesti lemmik aastaid. Et see on Eestis toodetud Luulu bränd. See on nagu ülimõnus, et seda on nagu nii hea mässida last sinna sisse näiteks toas, kui on nagu soe või siis suvel on jumala hea tekina peale visata kuskil vajadusel või kasvõi kuskil alla panna. Milleks iganes, ma võin kasvõi ma ei tea, rannalinana ka seda kasutada nagu mida iganes, see on nagu nii hea. Nii, siis järgmiseks on
saunalina või vannirätik või kuidas iganes keegi kutsub seda. Nii, vaata, mis me saame kätte. Siukene ta siis on, ka jälle roosat värvi. Ma vaatasin, et teine roosa on nagu siuke lillakam roosa kergelt. See on nagu siuke nagu oranžikam roosa ja mul endal on praegu kampsun seal, mis on nagu päris roosa, siuke beebiroosa. Kõik roosad on natuke erinevat tooni siin, aga siuke rätik, see on mul siis, mis mõõdud on? 75x75. Et ta on ka sellise nagu pea paned siia ja siis siukene pisikene rätik, et see ongi mõeldud väiksemale lapsele, et saate kiirelt võtta sealt vannist ja pista siia rätiku sisse, kokku reppida. Et siuke mõnna. Et mul tegelikult nagu üks rätik oli juba olemas, aga mulle nagu see materjal nagu super palju ei meeldinud ja siis ma mõtlesin, ma ostan nagu siukse ka see on samamoodi luulust onju, kvaliteetse siukse mõnusa rätiku, et see tundub tõesti nagu väga hea. Nii, mis mul siin veel on? Siis ma tellisin neid musliin nii-öelda ilalappe. Siin on 3 ja siin on ka 3. Ehk siis täpselt samasugused 6 tükki ja suurus on, ma ei leia üldse suurust millegipärast, ma pean korra lahti võtma selle pakendi. Mingi huvitav konksuke on siin lausa. Kas siin on kirjas suurust? Okei, siin pole ka nagu suurust kirjas. Ühesõnaga, nad peaks olema mingi äkki 60 sentimeetrit või? Siuksed suuremad lapid nagu 60x60 äkki oli. Ma tean, neid on mingi 30x30 ka vist olemas ja siukseid väiksemaid. Aga ma võtsin 6 tükki siis siukest suuremat, et selle saab visata kas siis üle õla, et kui laps, ma ei tea, krooksutad näiteks onju, et ta jooksendaks sind täis või siis samamoodi saad väikse beebi sisse panna, kas või mässida vajadusel või lihtsalt alla, kui mingi mähkmeid vahetad kuskil külas või noh, mis iganes, et neid lappe kulub meeletult. Et neid on mul nüüd siin kõvasti 6 tükki ja ma juba sain teada, et ma saan sõbrannalt veel ilalappe juurde, nii et nendega mul nüüd küll puudust ei tule, et neid on mul nüüd piisavalt. Panen need kõik rätikud siia hunnikusse, siis saab need pärast pessu viia. Nii, aga mul on siin veel asju. Ma tellisin lutid. Ma tellisin selle Peepsi kolmikpaki, kus on siis 3 erinevat otsikut. Et noh, beebide puhul kunagi sa ei tea, millist otsikut on nõus suhu võtma, onju. Ehk siis see ongi siukene nagu testpakk nii-öelda. Ehk siis saabki teada, et kas neid üldse läheb vaja ja kui läheb, siis millist. Ja ma sain veel kingitusena kaasa veel ühe Peeps selle luti. Et päris äge. Nii. Ja siis mul on selline asi. See on siis siuke wrappimis tekike, siuke magamiskott nii-öelda. Nii. Sain ta sealt karbist välja. Põhimõtteliselt see on siis siukene tekike. Jollein. Nii. Kuidas see siis käib? Niimoodi. Et paned lapse siit taskust sisse ja siis ta käib nüüd kuidagi. Ma eeldaks, et see läheb kuidagi siia ja siis see
need krõpsud siis lähevad siia, lapse pea jääb siia ülesse ja siis ta on siia nagu mõnusalt sisse pakitud, et siis ta ei aja ennast käte ja jalgade vehkimise ülesse. Ja siis, kui ma tahan näiteks mähkmeid vahetada, siis siin all on lukk, et ma saan lihtsalt lukku lahti teha, korra see üles tõsta ja mähkmed ära vahetada, et hästi mugav, et ma tean, et soovitatakse väikestele lastele siukest tekki, et siis nende uned on nagu rahulikumad, puhkavad ilusti välja ja õpivad nagu rahulikumalt magama, et ma olen ka kuulnud mingeid jutte, et beebid, kellel nagu pole sellist räppimis magamiskotti, et siis need lapsed on justkui nagu natukene rahutumad magades, et nad nagu ei harju ära nagu rahulikult magamisega. Ma ei oska öelda, kas see on nagu väljamõeldis või see on päriselt ka nii, seda ma ei tea, aga ma olen niisugust juttu kuulnud vähemalt. Et ma ei tea, mõtlesin, et kuna seda soovitakse, siis miks mitte, et proovime ära. Ja nüüd ma teen väikse puhkepausi, sest et mu selg on juba nii haige. Nagu viimasel ajal mul on selg kuidagi nii läbi. Nüüd ma täna käisin ämmakal ja siis põhimõtteliselt kõik oli korras. Et ma kõige rohkem kartsin, et mind saadetakse glükoositestile, kuna ma olen jälle ju juurde võtnud veits. Aga imekombel ikka veel ei saadetud, et mul on selleg kuidagi väga vedanud. Aga siis rääkisin ka oma seljavaludest, pluss siis see, et laps surub hullult põie peale ja sihuke alakõhtu ja ühesõnaga jalutamas käia on suht võimatu, ehk siis ma ei jaksa enam väga kuskil käia. Et sihuke mingi 1000 sammu teen ära ja siis mul on juba alakõht täiesti krampis. Et päris nagu keeruline on, et me just üks päev käisime siin Rutsiga ilusa ilmaga, käisime jalutamas ja siis me jalutasime vist kokku 2000 sammu, ma telefonist vaatasin pärast ja nagu ma arvan, et sihuke 1/3 ikkagi kogu ringist oli mul nagu okei olla ja siis ülejäänud 2/3 ma käisin nagu üliaegluubis, ma tegin mega palju peatusi ja mul oli lihtsalt nii valus, et ma nagu põhimõtteliselt nutsin. Et jah, ei ole nagu lihtne ja siis nagu rääkisin sellest siis ämmakale ka ja siis ämmakas ütles, et ma võiksin omale bandaaži osta. Ja nüüd ma täna siis tellisingi bandaaži ära. Mingi sihuke 2-osaline bandaaž, et üks tuleb nagu kõhu alt läbi ja teine tuleb siis kõhu pealt nii-öelda. Et katsetan selle ära, äkki on lihtsam siis jalutamas käia. Et ämmakas ikkagi soovitas, et ma võiks iga päev jalutada, et kas või lihtsalt tänava otsa ja tagasi, aga et natukenegi ennast liigutada, värsket õhku hingata. Ja siis nüüd uuest nädalast, kui mul see 2-nädalane nii-öelda liikumiskeeld läbi saab, et siis uuest nädalast siis hakkaksin ka mingeid harjutusi tegema, et kuna mu jõusaalis enam käia ei tohi, et siis ma hakkaks lihtsalt YouTube'ist või kuskilt otsin mingeid videoid, raseda võimlemist või raseda joogat või midagi siukest. Ja siis saan nagu neid harjutusi teha, et ma ütlesin ämmakale ka, et ma nagu täiega tunnen puudust juba enda liigutamisest. Et siin kogu aeg toas olla ja lamada ja mitte midagi teha, et ma lihtsalt ei oska, et ma olen nagu harjunud jõusaalis käima ja kuidagi ikkagi natuke liigutama ennast. Et jah, ma küll ei viitsi, mul ei ole nagu seda energiat neid asju teha. Aga see, kui ma nagu seda teen, siis sealt nagu tekib see energia ja ma tunnen nagu täiega sellest puudust, et kuidagi jääd nagu loiuks ära, kui sa nagu ennast ei liiguta. Et jah, ühesõnaga järgmisest nädalast ma hakkan siis rohkem ennast liigutama ka. Toitumise poole pealt ma siin just esmaspäevast alates mõtlesin, et okei, ma hakkan kalorid lugema. Esmaspäeval lugesin ilusti, teisipäeva hommikul lugesin ka ja siis oli terve beebide chat ja kõik oli täis seda, et vastlukleid hakkasid inimesed tegema. Ja poodidesse tuli müüki ja nii edasi. Ühesõnaga mul tuli meeletu see vastlukliisu
ja siis veel sõbranna tegi ka samal päeval ja siis ma lihtsalt nõrkesin ja ma tegin elus esimest korda ise ka siis vastlakukleid. Ja siis õhtul sõin siis mitu tükki ära ja siis pärast kahetsen, et ma neid tegin. Aga okei, vähemalt sai tehtud, ma saan isu täis ja siis saab rahulikult hakata kalorid lugema, et mul nüüd oligi see, et kuna ma selle nagu retsepti tegin veits nagu koos ChatGPT-ga, siis tänu sellele nagu ta pani mulle ka siis kaloraaži, et palju üks kukkel siis umbes kaloreid ja makrosid annab. Ehk siis ma nüüd homsest hakkan ka kukleid kirja panema, kuna neid sai nii palju tehtud, et muidu ma lihtsalt söön ennast täiega üle. Ehk siis homme jah, ma panen ka need oma läppi ilusti kirja ja kõik muud toidud ka, et saaks jälle selle kaalu kontrolli alla, et ma olen nüüd selle rasedusega väga palju juurde võtnud. Kokku vist isegi 14 kilo. See on täiesti jõhker mu jaoks. Ma ei ole mitte kunagi sihukest numbrit oma kaalul näinud. Et kui see nüüd jääb sinna raseduse lõpuni, see kaal, siis ei ole hullu, sest et siis ta ongi 14-15 kilo rasedusega, et see on täitsa fine, onju. Aga ma ei tohi rohkem juurde võtta nagu. Ehk siis ma pean nüüd 3 viimast kuud väga tubli olema. Õnneks on kevadine aeg. Ehk siis ilmad lähevad ilusamaks. Ja mul kevadeti kuidagi ei olevat väga üritusi ka jaanuaris, veebruaris ja et siis on nagu lihtsam need kalorid lugeda, et ei toimu mingit üritusi asju. Ehk siis ma nüüd üritan ennast käsil uuesti võtta ja hoida selle kaalu seal, kus ta praegu on, et rohkem juurde ei tuleks, et siis võib kokkuvõttes rahule jääda. Et see, kui nüüd paar kilo veel juurde tuleb, selle veel elab üle, aga rohkem kindlasti ei taha, et see oleks juba liig, et minu õnneks mulle ei meeldi paks olla, nii et ma ei ole valmis alla andma. Mul on perioode, kus ma lihtsalt ei jaksa nagu võidelda endaga, ehk siis mingitel perioodidel ma tõesti annangi alla, et okei, ma teen nüüd vastlakuklid, onju, aga suures plaanis ma lihtsalt ei anna vist mitte kunagi alla, et mul on ikkagi ideaal olla nagu pigem heas vormis, nii et üks hetk ma kindlasti selle uuesti tagasi saan. Aga praegu on, mis on. Rasedusega on veits keerulisem seda kaalu jälgida. Ma küll lootsin, et on lihtsam, aga ei ole. Aga elame üle selle aja ja küll selle kaalu jälle korda saab. Nii, aga jätkame siis lapse asjadega. Ma siin kuna ma siin kergelt paanikas olen nende asjade ostmisega, siis ma täna juhtusime kaltsukas käima, mõtlesime, et äkki me leiame kasutatud bandaaži, aga ei leidnud. Seal mingi bandaaž oli, aga see oli hästi pisike ja veits imelik ka. Aga mul on siin nüüd terve hunnik asju, mis ma siis selle bandaaži asemel leidsin. Nii. Ühesõnaga. Nii, ma leidsin sealt. Esiteks sellise mõnusa sooja kombe. Et see on nüüd siis H&M-i 62 suuruskombe. Tal on siin siuksed kõrvakesed. Ta on, mis materjal see on siis? Ma ei teagi, mingi fliisilaadne materjal ta igatahes on. Et ta käib mõnusalt lukuga täiesti lõpuni lahti. Et siin on küll vaja igast neid papusi ja kindaid, kui õue minna näiteks. Aga ma arvaks, et päris siuke tore, et mõtlesin selle peale, et võib-olla, see oli ju, mis oli 62 suurus. Ma ei oska öelda, kui kiirelt ta nii suurde mahub. Aga isegi kui see juhtub suvel, siis suvel on ju ka õhtuti vahel väljas vaja olla, õhtuti on ikka külmem, et ma arvan, et selles mõttes vahet ei ole, et seda kasutab suvel ka. Ja ta oli nii nunnu kuidagi, et tahtsin selle võtta.
Siis on sihuke kombe. See on nüüd vähe võib-olla tubasem kombe. Ta on puuvillast. Ja ma ei tea, mis see suurus on. Kas siin on suurus kirjas või? See on 56 suurus. Siin on silt olemas. 56, see on põhimõtteliselt suht siuksele tutikale lapsele. Et ma ei oska öelda jällegi, kui väiksena või suurena mu laps sünnib, aga suht pisiksele lapsele ikkagi. Et minu meelest hästi nunnu kombe jällegi, siuke neutraalsetes toonides. Jälle hõlmiku sellega trukkidega ilusti. Et on lihtne nagu, ei pea lapsele üle pea tõmbama või midagi. Ja see on siis puuvill, nagu ma ütlesin ka. Siuke nunnu. Siis, need kõik asjad mul oli siuke enam-vähem 1-2 kuni 4 euri tükk. Et siuke enam-vähem okeid hinnad. See on nüüd siis 68, siin seipodi, ka hõlmik. Ma kindlasti täna vaatasin seda, et oleks hõlmik, et ei peaks hakkama üle pea nagu lapsele mingeid asju ajama. Aga jälle siukene lihtne, neutraalne, roosa, toasea selga panna. Siis on selline. See on siis, mis suurus see on? Okei, siin on 56 suurus, et ka siuksele väiksele, jällegi hõlmik, mõnus selga panna. Siis ma selle puhul mõtlesin tükk aega, et kas ma nagu võtan selle või ei võta. Et ta on natukene siukene kärts-mürts roosa minu jaoks. Aga samas ta oli nagu nunnu ka. Jälle mingi kõrvakesed, mingi, ta on nagu veits soojem, et mul siukseid pusasi asju nagu üldse väga ei ole. See on 56 suurus. Et ma ei tea, ma ikkagi võtsin, et äkki kasutan. See ei olnud nagu väga kallis ka. Nii, siis on mul siin siuksed hallid dressipüksid, lihtsad, 62 suurus. Et äkki tahan kasutada. Siis on siuksed roosad püksid, virsikuroosad, 68 suurus, natuke suurema lapsele. Mul ongi suurema lapsele on niikuinii praegu vähe riideid, et see on, ma arvan, ka hea, tuleb kasuks. Siis on mul siukene tudukas, 62 suurus, ka hõlmik, äkki läheb vaja. Siis on mul sellised nunnud püksid, siuksed helelillad liblikate lilladega. Et see on nüüd 62 suurus, ka suht pigem väiksele lapsele. Et 62 mul vist pükse nagu üldse ei ole veel, nii et oli vaja. Ja siis on siuksed püksid, ma ei tea, mis see suurus on, aga ka siuke enam-vähem suviseks ajaks võib-olla. Ja siis viimaseks on sellised püksid. See on 68-74 suurus, natuke suuremale lapsele. Aga siuksed nunnud roosad ja ma arvan, et läheb kasutusse ikka. Nii et vot siuksed asjad sai ostetud. Et kokku läks mul seal kaltsukas, ma arvan, et siuke 30-40 euri umbes kõige selle hunniku peale, et ma ei oska öelda, kas see on nüüd palju või vähe. Aga ma sain päris palju asju, nii et ma arvan, et on okei. Nii, aga ega mul väga rohkem nagu nüüd uut infot praegu anda ei olegi. Et kõik siuke uus sai vist praegu räägitud. Aga mõtlesin, et natukene räägin võib-olla veel mingeid teemasid, mis mul pähe tuleb ja natukene räägiks ka võib-olla kokkuvõtet eelmisest aastast või 2025 aastast siis. Et võib-olla natukene oma sellest haiglavisiidist veel, et nüüd ma
täna käisin ämmaka visiidil, et mulle pandi 26. jaanuariks pandi siis uus ultraheliaeg, et lähen seda platsentat kontrollima, et ta ikka tõuseks kõrgemale, et praegu, kuna laps kasvab, et siis teoreetiliselt peaks see platsenta ka nagu kõrgemale tõusma. Ehk siis on lootust, et kõik sihuke oht läheb nii-öelda mööda ise. Aga nüüd lähmegi 26 siis uuesti ultralisse kontrolli, et mis seisud on. Et äkki on paremaks läinud. Ja siis 28 on mul uus ämmaka visiit ja nüüd hakkabki mingi vist iga 2 nädala tagant äkki olema see visiit. Et päris tihedaks läheb see värk. Et tegelikult ei ole ju sünnitus üldse kaugel. Et 3 kuud veel minna ja ongi juba laps meiega. Ma loodan, et see ei juhtu varem, et ta ikkagi peab ilusti vastu lõpuni. Et selles mõttes on nagu hea, et tänapäeva need meditsiinilised oskused on ikkagi nii tasemel, et ma nagu ei karda nagu midagi hullu. Aga lihtsalt ma ise ei viitsiks olla haiglas mitu kuud. Et ma ei kujutaks seda ette, et Ruts peab ikka tööl edasi käima, et siis ma peaksingi seal üksinda passima. Et seda ma nagu küll absoluutselt ei viitsi. Issand, kui raske on filmida reaalselt. Nagu võhm saab täiega otsa. Ja nagu kui ma siin voodis istun, siis kuidagi tahaks nagu tahapoolne jaotada. Et oleks rohkem kopsudel ruumi. Pole lihtne olla rase enam. Muidu mul on siin see lapse voodi ka. Praegu on siin kola täis. Et mul on siin, see on see sõbranna kott. Siis me saime ühe siukse kokkupandava vanni. Ma hoian seda praegu siin voodis, sellepärast et muidu lihtsalt kass tuleb voodisse magama ja seda ma ei taha. Et praegu see vann on nagu aidanud, et ta sinna nagu ei roni. Ja siis seal taga on 2 beebi mänguasja. Ja siin on minu vitamiinide karp. Võin näidata ka, mis vitamiine ma võtan. Esiteks mul on rauatabletid. Ma võtan seda öösiti. Nagu räägitakse, et seda tuleb võtta hommikul tühja kõhuga. Ehk siis eelmist toidukorrast 2 tundi ja ennem esimest toidukorda siis 2 tundi on. Selles mõttes, et ei tohiks toidu koos võtta väga. Ja siis, ma ei tea, mul on kuidagi jäänud harjumust, ma võtan siis öösiti. Ehk siis märkan, öösiti ma niikuinii käin vetsuvahet. Ehk siis märkan mingi 4-5 aeg, mis iganes ülesse. Võtan see sisse ja keeran magama tagasi, et siis on hommikul on hea, saan kõike süüa ja kohvi juua ja tundub, et praegu on toiminud, et rauatase on tõusnud. Nii et kõik toimib. Siis mul on see verevedeldi ehk siis aspiriin. Et seda ma võtan õhtuti peale sööki, enne magaminekut. Et ei tekiks preeklampsiat. Siis mul on lisaks rauale ja igast raseda vitamiinidele on mul ka foolappe. Et siin on lisaks foolappele on ka B-vitamiinid erinevad sees. Et mulle tundub, et selle lisaks võtmine on nagu mu verenäitudele hästi mõjunud, nii et ma võtan seda veel. Siis mul on kalaõlikapslid. Pidavad olema vist päris hea toode. Et imendub hästi. Ühesõnaga seda võtan. See on siis beebi aju ja kõige arenguks nagu hea. Siis ma võtan magneesiumi Ecoshi oma, et see imendub hästi. Seda soovitan kõigile, kellel vähegi, ma ei tea, jalad alt krampi või lihtsalt on magneesiumpuudus, et see on täiega. Ta on küll kallis, aga ta reaalselt toimib. Et kui ma nagu jätan võtmata, siis mul on kohe öösiti mingi jalad surevad ära, käed surevad ära. Et kui ma seda võtan, siis on nagu kõik hästi. Siis mul on pakendist välja võetud
nii et mingid raseda mingi kompleksvitamiin. Siin on kirjas Eleviti raseda vitamiinid. Ja siis mul on D-vitamiin. Samamoodi pakendis välja võetud. Valmark pluss vitamiin D 2000 IU. Mis iganes. et seda võtan ka, et siis oleks D-vitamiin normis. Siis mul on huulepulk. Ma ei tea, ma kogu aeg kasutan, sest mul huuled kuivad täiega ära. Tõmban praegu ka. Huulepulk on siin hea voodis öösiti vahepeal panna. Ja siis mul on see õli, millega ma siis märin oma kõhtu, rindasi, reisi, mida iganes, mis vähegi võib veits venida, siis ma märin sellega. Mul on ka olemas seda Palmers või mis iganes raseda seda kreemi. Aga seda kreemi ma kasutan siis, kui ma mingi hommikuti näiteks mingi riiete alla tahan panna või midagi sellist, et see nagu määrib vähem, et see õli määrib retsilt, et sellepärast ma seda õli panen ainult õhtuti ja siis ma magan öösärgiga, et siis ta ei määri nagu liinuvara. Aga jah, see lapsevoodi on praegu meil voodist eemale tõstetud, et siis kui laps sünnib, siis me paneme selle voodi ilusti siia minu voodi kõrvale. Aga nagu päris tüütu on rasedana praegu ronida siia oma kohale, kui see voodi siin ees on. Ehk siis liigutasime selle praegu teisele poole äärde ära, et siis ma saan vähe inimlikumalt siit voodist välja. Et nagu järjest iga päev läheb aina raskemaks. Magada on meeletult raske. Ma ei oska, mõni öö ma lihtsalt ma olen nii närvi juba lõpuks, et ärkad öösel mitu korda ülesse. Nagu see sihuke mugava asendi leidmine on nagu mega keeruline. Kõht nagu külje peal olles hakkab nagu veits kuidagi vajub nagu rippuvasse asendisse. Ehk siis sa pead nagu mingi padja panema kõhu alla, siis sa ei tohi mingit selili väga alla. Kuigi ma vahepeal puhkan selilist, et lihtsalt see on vahelduseks nii mõnus tunne. Kui saad mingist eesasendis olla, mitte ainult külili. Ja nagu vahepeal laps täiega möllab kõhus, siis see ei lase magama jääda uuesti. Ja ühesõnaga öösiti on juba päris keeruline, jalutada on juba päris keeruline. Võhma on vähe või nagu selles mõttes, et nagu kopsudel pole enam nii palju ruumi, ehk siis pean nagu, kui ma järjest räägin, siis mul on nagu üliraske kiirelt kopsud õhku täis saada, ehk siis ma pean vahepeal nagu sügavamalt hingama, et mul oleks jälle hapniku ajus. Aga ma tegelikult võin teile näidata nii-öelda pump update'i ka, sest et ma ei ole ammu näidanud. Mul on siin peegel. Nii. Ühesõnaga, ma ei tea, kui palju näha on voodi taustaks. Ühesõnaga, sihuke korralik punu on juba ees. Et emakas täna mõõtis mis on see emaka põhja kõrgus oli 31 senti, kuigi ma täna sain nagu beebigrupist teada, et see minu emakas mõõdab mingi paar sentimeetrit nagu suuremaks. Et teiste emakatega on nagu tavaliselt väiksem kõht olnud. Ehk siis ma arvan, et 29, mis oleks nagu isegi loogilisem, sest mul on praegu 28 + 3. Ehk siis jah, sihuke normaalsuuruses kõht vist on tegelikult. Aga päris korralik, et kuskil, kui siin kummardada mingeid asju teha, siis ikka jääb täiega ette juba. Ja riiete leidmine on mega keeruline. Et mul on ju neid riideid igasuguseid, ma olen neid raseda riide ostnud ja nii edasi. Küll üks pigistab siit alt, siis teine on see ülemine vöö on kuskil vale koha peal. Siis mingid pluusid ei istu, siis üks päev on okei, järgmine päev jälle ei toimi. Ühesõnaga mega keeruline on nagu kuidagi leida sobilikke riideid, millega oleks mugav ja soe ja mis näeks nagu selles normaalsed välja ka. Et praegu mul on need rasedad teksad, mis ma siin hiljuti ostsin. Et nendega on ka tegelikult nad suhteliselt ikkagi vajuvad alla vahepeal. Ma pean need ikkagi tõstma, et nüüd mul on kõht veits jälle suuremaks läinud.
ehk siis natuke on nagu jälle parajamad, mis on tore, sest et teised püksid, mis nagu olid parajad, need nüüd hakkavad juba väikseks jääma. Ühesõnaga jah, keeruline on see riiete leidmine ka, et ma ei kujuta ette, kui nüüd mul käib nüüd 3. trimester, 28 nädalaga algab 3. trimester, mul on 28+3, nii et ma ei tea, need viimased kuud käin vist ainult dressides ringi, mingid dressipüksid ja mingi lohvakas pluus, sest lihtsalt mitte miski ei istu seljas normaalselt, et mul on küll kapp on siin igast riideid täis aga nagu vist ei ole midagi selga panna. Aga ma siin video lõppu nüüd tahaksin natukene veel kokku võtta eelmise aasta. Et oleks sihuke mingi punkt ka, et noh, see aastavahetuse video te nägite ära, aga et natuke paar sõna ka, et sihuke 2025 oli minu jaoks ikkagi suhteliselt drifti aasta, ehk siis väga palju sai käidud driftidel, tõdetud pilte, et nüüd ma tunnen, et tegelikult on päris tore vahelduseks nüüd see aasta-2, ma ei tea, kui kaua see paus nüüd tuleb, aga nagu tegeleda millegi muuga täiesti, et keskenduda täiesti teistele teemadele, et see kuidagi laseb ajul nagu mingist ühest osast nagu puhata, et siis kunagi jälle täie võimsusega tagasi tulla, onju. Ehk siis ma nagu olen täiega põnevil selle aasta ees, et ma kindlasti jõuan driftidele see aasta ka, ma arvan. Ega ma jah, midagi lubada ei saa, aga ma ise arvaks, et kuskile ma ikka jõuan. Praegu rasedana pigem ei jõua. ma ei ole suuteline kuskil seal seisma tunde raja ääres. Et ja noh, talvel istuda külmaga seal, ma ei tea, väga ei kutsu. Et ma ei oska öelda, kas ma nüüd talvel jõuan kuskile, aga ma usun, et suvel ikka, suve lõpupoole näiteks augustis, et tuleks lapsega koos äkki kuskile, et noh, drifti ma ju armastan ikka, et noh, pildistamisest nüüd saab natukene pausi, eks ma midagi ikka pildistan vahepeal, aga jah, päris äge on nagu, mulle meeldib sihuke vaheldus, et mingi periood ma tegelen mingi ühe asjaga nagu rohkem ja siis teine periood on natuke teised teemad, et mulle sihuke vahelduv elu nagu sobib. et praegu see sihuke lapse teemadega seotud aeg on nagu päris tore vaheldus. Aga jah, eelmine aasta on mul möödus nagu suhteliselt ikkagi drifti teemadel, et siis see aasta ma mõtlesin, et okei, et laps sünnib, siis tegeleks mingite muude asjadega ja mul on isegi väike plaan, et äkki aasta teises pooles, kui vähegi lapsel on tervisega okei ja üleüldse meil olemisega okei, et siis äkki jõuaks isegi kuskile reisile, kas või lihtsalt soojama mingi paketireisile, et natukene teise keskkonda, et mulle tegelikult väga meeldib reisida. Ma ei ole küll seda elus palju teinud, aga mulle see tohutult meeldib. Ja ma väga loodan, et äkki see aasta on lõpuks see aasta, kus ma jõuan kuskil reisile ka ja äkki tulevikus rohkemgi. Et mul on siiamaani nagu kogu aeg tuleb meelde eredalt need erinevad reisid, kus ma olen käinud, et täiega igatsen tegelikult. Et äkki see aasta jõuab reisile ka. Et eelmine aasta ma olin täitsa Eestis, noh Lätis käisin ka onju, aga et sihuke eelmine aasta oli suhteliselt rahulik ja ainuke siukene nii-öelda uus ja eredam hetk oligi see onju, kui ma sain teada, et ma olen lapseootel, mis oli ääretult tore uudis. et ega ma ei oskagi ausalt öeldes mingit muud moodi seda aastat kokku võtta. Ja ma arvan, et mul ei olegi seda vaja pikemalt kokku võtta. Äge aasta oli, palju uusi muutuseid tõi see nüüd mulle ellu, mis on väga põnev. Ja ma loodan, et te olete minuga sel aastal ka, et ma kindlasti üritan nii palju kui võimalik jagada ka oma lapse teemasid, et
mina olen nagu pigem seda meelt, et ma mingil määral ikkagi jagan, et noh, küll mitte võib-olla päris siukseid, noh, ma ei oska öelda, no mingi lastpaljana ma ilmselgelt netti ei pane, onju. ja mingeid siukseid asju, et noh, mis on nagu absurd, noh, neid ma ilmselgelt ei pane. aga mulle nagu meeldib siuke aus läbipaistvus ja mulle meeldib jagada oma elu, oma lapse tegemisi, toimetamisi ja ma loodan, et mul on siin äkki kogunenud piisavalt tore ja äge seltskond, et te oskate nagu austada minu lapse elu igas mõttes, et ma hea meelega jagaks teile, sest et mulle endale ka meeldib vaadata teiste emade nagu ilu ja valu, onju. et ma hea meelega siis jagaksin ise ka teile. ehk siis jah, ma arvan, et see aasta on ka palju põnevat siia kanalile tulemas. Sünnitust täielikult ma kindlasti jagama ei hakka, aga mingil määral, kui vähegi võimalik, ma usun, et ikka, sest et noh, Ruts on ka harjunud kaamerat käes hoidma, et ta saab ka kõrvalt üht-teist filmida, mingeid veidraid siukseid retse kaadreid ma kuskile panema ei hakka, aga mingid väiksed hetked võib-olla tõesti ja kindlasti ma ka jagan oma kogemusest siis peale sünnitust, onju, ja kõik see lapse teekond, et ma loodan, et te olete minuga see aasta ka ja kõik need järgnevad aastad ja et teid lisandub siia veel juurde, sest et mul on hästi tore teile siin kõike seda jagada, et mul on päris vahva seltskond juba kokku kogunenud ja mul on nii hea meel, kui keegi kommenteerib. seega, kui sul vähegi midagi öelda on, kommenteerida, küsida, siis lase ka tulla, kirjuta kommentaari ja ma vastan kindlasti kõigile, et ma olen ääretult tänulik teile, kes te kirjutate. et siis seda põnevam on mul ka teile seda kõike jagada. aga praeguseks ma tõmban selle video kokku ja ma loodan, et sulle meeldis see. pane kindlasti like, kui sulle meeldis ja näeme juba järgmises videos. Tšau!